Mina siis täna räägin teile sellel teemal, mis tõenäoliselt teid kõiki isiklikul tasandil puudutab, aga eelkõige siis just turunduslikul tasandil. Et sotsiaalmeedia võimalused ja väljakutsed käesoleval aastal. Üritan teile seda enda kogemuse baasilt kuidagi filtreerida, see kõik, mida te loete ilmselt palju blogidest ja mis välismaal räägitakse, siis tänase põhjal tahaksin enda nägemuse sellest kõigest anda. Minu kogemus siis kliendina Piletilevi näol oli juba üle 5 aasta tagasi, kui sotsiaalmeedias tegelikult väga palju kellegi poole siin Eestis pöörduda ei olnud, et tuligi ise katsetada hästi palju ja sealt siis omi järeldusi teha ja kuidagi neid kanaleid edasi arendada. Edasi liikusin ma sellisesse meediaagentuuri nagu Mediahouse, kus ma sain erinevates turusegmentides hästi palju kogemust nii kampaaniate läbiviimisel kui siis erinevate sotsiaalmeedialehtede haldamisega ning ka strateegiate loomisega. Ning tänasel päeval siis olen ma eelkõige tegelen just välismaa turgudel ja peamiselt just makstud sotsiaalmeedia osas, vähem mõnevõrra just see selline sisupool, mida sotsiaalmeediasse luuakse. Tõenäoliselt tänane pilt teie sotsiaalmeedia vaates on midagi sellist, et hästi palju on kogu aeg toimumas, räägitakse erinevatest algoritmidest, et ma loodan, et pärast minu presentatsiooni natukene see pilt on teie jaoks selge. Siis liikudes nüüd teema juurde, meie praeguse hetkeseis siin Eestis, üritasin hästi palju numbreid, nii palju kui seda võimalik oli, just ikkagi Eesti põhjal kokku panna ja nagu Priit mainis, siis just aktiivsed kasutajad, et kui meil tihtipeale erinevates kohtades räägitakse, et kui palju kuskil sotsiaalmeedias meil inimesi võimalik kätte saada on, siis minu jaoks on oluline selline, tegelikult mida mina vaatan, just aktiivsed sotsiaalmeedia kasutajad, ehk siis kes igapäevaselt ka nendes meediumides aktiivsed on. Hetkeseis siis Eestis võrreldes 2017 aasta esimese kvartali lõpuga on 720 000 inimest, ehk siis 55% kuskil Eesti elanikest, mida on 9% siis rohkem võrreldes eelmise aastaga ning mobiilis sotsiaalmeedia kasutajaid on tõusnud 11%. Siis nüüd keskmine Facebooki postituse orgaaniline reach ehk siis unikaalsete inimesteni jõudmine versus teie enda Facebooki lehe fännid. Hetkeseisuga, nüüd need on ka Eesti andmed, on see ainult 0,5%, et kui eelmine aasta seal räägiti veel kuskil 2–4, parematel juhtudel võib-olla 5–6%, siis hetkeseis on kahjuks selline, et orgaaniliselt teie postitused jõuavad umbes 0,5% teie lehe fännidest. Ja kui me nüüd vaatame palju üldse keskmiselt postitus unikaalsete inimesteni jõuab, siis see on 6,8%. See erinevus siis sellest tuleneb, et ka Eestis paljud lehed kasutavad pay-to-play lähenemist, ehk siis lisaks orgaanilisele levikule kasutatakse ka reklaamraha. Ja tegelikult see 11,2 suuresti tuleneb ikkagi suurte brändide pealt, väiksemad ettevõtted ja keskmised seda väga palju ei kasuta, küll aga peaksid seda tegema. Just sellepärast, et tegelikult Facebook ainult tõmbab seda orgaanilist katvust allapoole. Ja nüüd rääkides algoritmist, miks see siis allapoole läheb, et tegelikult kõige rohkem ilmselt on räägitud just Facebooki algoritmi muutusest. Tegelikult seda teevad kõik suuremad sotsiaalmeedia kanalid, teevad seda mitu korda aastas, mitte ainult üks kord, nagu siin võib-olla kõige rohkem lihtsalt Facebooki näitel sellest aasta lõpus räägiti. Ja miks seda siis tehakse, on eelkõige ikkagi, et kontrollida info üleküllust. Üks nendest võimalikest viisidest on, et vabaneda libauudistest. Lisaks kontrollida, kuidas postitatakse, ehk siis kui Facebook kommunikeerib enda kasutajatele, et videosisu loomine
levib paremini, kui võib-olla seda on staatilistel piltidel, siis ka läbi selle tegelikult muutub see, mida meie enda sotsiaalmeedia feedis näeme. Ning kõik sotsiaalmeedia kanalid siis märkasid, et on-site kaasatus hakkas kahanema, ehk siis see tähendas, et väga palju hakati turundajad suunasid, mis on ka üsna loogiline tegelikult, suunasid enda kasutajaid liiklust siis enda kanalitesse, ehk siis sotsiaalmeediast minema. See aga tähendas sotsiaalmeedia kanalite jaoks loomulikult vähem reklaampinna võimalust ja vähem raha nende jaoks. Ehk siis kõik need muutused on nendest põhjustest eelkõige tingitud. Ning viimasena ka testimine. Hästi aktiivselt kõik sotsiaalmeedia kanalid testivad just sellise kasutaja kogemuse mõttes. Nende jaoks on oluline see kasutaja, kes seal on, teda hoida seal, et näiteks üks UX-disainer peilis välja, et Facebook korraga testis üle 60 erineva siis navigatsiooniriba lahenduse, et üks on see, et täiesti samas seadmes võid sa näha ühte navigatsiooniriba kuskil Lõuna-Ameerikas ja teistsugust Euroopas ja riikide lõikes oli see ka samuti hästi erinev. Lisaks rääkimata erinevad seadmed. Siis palju välja toodud selline engagement bait, ehk siis igasugused jagamispostitused, nii-öelda reklaammängud, kus taheti siis läbi mingisuguste selliste tagimiste, kommentaaride või jagamiste, üleskutsete saada endale levikut. Facebook ütles, et selline asi nende jaoks aktsepteeritav ei ole, ei soovi me ka uudisvoos neid näidata ja nii-öelda siis keerame selle kraani kinni. Tegelik praktika on see, et ei Eestis ega ka minu kogemusest ühelgi muul turul, kus me selliseid postitusi siiamaani oleme teinud, siis midagi nendega juhtunud ei ole. Küll aga nii-öelda valmis selleks tuleks olla, et kui sa midagi sellist ette valmistad, siis võib-olla sa ei saa saavuta tulevikus mingil hetkel sellist soovitud tulemust. Siis Instagram, minu jaoks Facebooki kõrval olulisuselt teine sotsiaalmeedia kanal ja nimetaksin teda selliseks klassikalise sotsiaalmeedia suurimaks tõusjaks ja võitjaks möödunud aastal, sest see on koht, kus ikkagi ettevõtted suutsid enda kliendiga ka reaalset suhtlust luua. Et kui Facebook on pigem üha enam liikunud selles suunas, et on pigem sellise esmakliendi tekitamise koht, palju bännerreklaami ja esimest klikki kodulehele, siis Instagrami on suudetud kanalina kasutada selliselt, et seal saab luua reaalset suhtlust. Ning kanali enda jaoks oli kindlasti suurim võit Snapchati üle, kui eelmise aasta alguses paljud turundajad soovisid enda strateegiasse tuua sisse just Snapchati, sest seal oli sellist nooremaid inimesi, mitte Facebooki kasutajaid, nagu Aune ütles, et siis tegelikult Instagram suutis läbi siis paljude Snapchati võimaluste need kasutajad tegelikult enda juurde tagasi tuua peamiseks põhjuseks just selline kasutaja mugavus, et Snapchatis mina ei ole näinud inimest, kes esimest korda selle aplikatsiooni kätte võtaks ja siis täpselt oskaks seal midagi teha, et ikka on korra vaja kõrvalt seletada juurde. Aga Instagram selles suhtes kasutaja mugavuselt kindlasti parem kanal. Siis numbrilise info poolt, et kuskil 320 000 inimest on aktiivseid sotsiaalmeedia Instagrami kasutajaid Eestis, mis siis on 24% elanikest. Ning võrreldes Facebookiga Eesti näitel kindlasti pay-to-play konkurents on keskmisest nõrgem. Siin nii-öelda on ruumi, et saada enda raha eest väga head levikut, ehk siis see hinnakvaliteedi suhe reklaampinnal on pigem suurepärane kui isegi hea. Ja ka sellised nii-öelda placementid või funktsionaalsused, mida Instagram on toonud, et tegelikult praegu õigesti sihtides on sul võimalik äpis näidata üle ekraanilist reklaami nii siis staatilise kui liikuva pildina väga soodsalt, et selliseid variante hetkel kõrvale väga palju tuua ei ole, kus nõnda odava hinnaga seda teha saaks. Ja
pigem ma siinkohal ütleksingi, et nüüd käesoleval aastal rohkem ma muretseksin Instagrami algoritmi võimalike muudatuste pärast kui seda Facebooki puhul, sest just seesama, et kui hetkel on see hinnakvaliteedi suhe väga hea, siis tõenäoliselt selle aasta lõpuks enam selliseid numbreid ei näita. Botid ja Messenger, ehk siis kui räägite, et Facebookis võib-olla see aktiivsed kasutajad mõnevõrra vanemad, mida tegelikult numbrid eriti teatud turgude lõikes ei toeta, aga ka nooremad ei ole iseenesest Facebookist ära läinud, nad on natukene liikunud võib-olla siis kõrvalaplikatsiooni ehk siis Messengeri ja peamine suhtlus või suur hulk sellisest ajalisest suhtlusest käib hoopis seal ja sellepärast siis ka on Facebook oma järgmised käigud teinud siis Messengeri reklaami näol, ehk siis teil on reaalselt võimalik ka Messengeris reklaami näidata enda postitusi või bännereid ja botid. Botid, Eesti ühe rongiboti näitel, see on juba üle aasta siin kindlasti vana olnud, et kuidas siis seda botti ära kasutada, on klienditeenindus. Nüüd, need numbrid on kahjuks ülemaailmselt keskmised Eesti kohta, neid uuringuid mina kahjuks kuskilt ei leidnud, aga 56% inimestest saadaks meelsamini ettevõttele sõnumi, kui nad helistaksid. Siis info jagamise mõttes kasutavad sõnumite saatmiseks äppe, inimesed kasutaksid pigem 63% rohkem, kui nad tegid seda 2 aastat tagasi ja see trend kasvab hästi jõudsalt. Siis uute klientide saamiseks. Vähemalt ühe sõnumite saatmise äppi kasutab 80% interneti kasutajatest ja nooremate inimeste hulgas on see siis number veel suurem, mis tõestab ka seda, et tegelikult need noored reaalselt ka on seal Messengeris olemas. Ning ka reaalselt tehingute tegemine, et internetis jõutakse ostudeni 53% tõenäolisemalt, kui ettevõttega on võimalik läbi sõnumite suhelda. Ka enda näitel, et mina peamiselt praegu tegelen küll finantssektoris, aga oleme suutnud arendada sellised botid just Messengeri põhjal, mis suudavad täielikult algusest lõpuni kodulehel olevaid funktsionaalsusi täita. Ja kasutajad võtavad üha enam siis seda hästi omaks. Ja siinkohal võib-olla siis esimene oluline järeldus sotsiaalmeediast, et sotsiaalmeedia lehe omamine on pigem nagu kinnisvara üürimine, ehk siis kui sulle üüri tõstmises 30 päeva ette teatatakse, on pigem hästi, see ei ole mitte mingit pidi, ma ei suuda ikkagi leida sellist head seletust, et seda kuidagi pidi oma kanalina nimetada, et tegelikult seda tuleks alati meeles pidada, et erinevaid muutusi me täpselt ei tea, millal jälle mõni suur sotsiaalmeedia platvorm meile siis ette teeb. Ja järgmisena ma näitaksin teile ühte videot, kes sel aastal või 2017 aasta lõpus siis digiteol koha peal ei käinud, saavad vaadata ühe minu kliendi näitel parimat möödunud aasta Eesti sotsiaalmeedia kampaaniat ja siia üritasime siis mahutada olulised punktid võimalikult lühikese aja sisse. Poltsama Felix advertised its ketchup in an alternative way. All of Estonia was called to design the new label for its ketchup. The designing was done online and a creative drag-and-drop styled interface was developed. Our goal was to maximize landing page conversions, which were the entry designs. The core of the campaign was social media. We A/B tested in total 56 different banner approaches. We wanted to know which call to action, copy text, or emoji brings the best results. We increased the campaign success over 3 times thanks to A/B testing, since the conversion costs varied between 60 cents to €1.97. Fun fact, we also discovered that emojis inside copy text increased the CTR by 24%. We created in total 10 posts during the campaign period that engaged with our audience through interactive animated posts, introduced campaign design interface, and announced weekly winners. Since the landing page traffic and conversions were our main campaign goals, we included links to the landing page in every post. The tiny link brought amazing results. The average CPC was 10 cents, and every post brought an average of 92 new conversions on the landing page. One of the posts even went viral since we included real-time marketing in our posts.
Enterprise Estonia's design team introduced Estonian brand concept, and the topic turned very controversial very quickly, since the very simple design concept wasn't living up to its huge costs. We saw an opportunity in that, and a few hours later, our real-time marketing post was up. We discussed that our online design interface is so simple, and it seems that the design team designed the concept there. That post created the most buzz and brought the best results. 117 new designs were made. The post was seen by over 100,000 Estonians, and Postimees Online included an article about it. We created in total 10 posts to social media that brought in a total of 4,191 users to the landing page who created 921 designs. The conversion rate was amazing, 21%, taking into consideration that the average design was created in 14 minutes. Social media brought 30% of the conversions, with 15% share of the digital budget. Even professional artists challenged and created true masterpieces. We were amazed by the detail that they managed to deliver with our rather basic design interface. Overall, the campaign was very successful. In total, the landing page received 89,740 visitors and 13,347 designs were made. The average design creation time was 14 minutes, so in total, people spent 4 months and 4 days engaging with our campaign landing page. Oh, and did I say? Over 750,000 Estonians saw our content. That's right. No nii. Räägiksin siis ka nii-öelda kõige olulisematest punktidest, mis me selle kampaaniaga järeldasime. Et pildid versus videod, see teema siis küll üldiselt, mis meid käesoleval aastal ees ootab võrreldes eelmise aastaga, kui video võidukäigust hästi palju räägiti, siis julgeksin väita, et video võidukäik kindlasti jätkub. Kõik siis nii-öelda algoritmide muudatused või uute placementite loomised hästi palju just videot arvesse võtavad. Siis praktilise näitena, et emojid, ilmselt kõik teavad, mis need on, siis sotsiaalmeediasse väga hästi sobivad, neid on väga palju loodud, tõenäoliselt iga teema juurde midagi te leiate, et peaaegu alati parandavad märgatavust ja click-through rate'i. Siis e-maili listi väärtusajas konkreetse kampaania puhul, siis see klient teeb juba kas 3. või 4. aastat tegi seda sorti kampaania. Ja kui me nüüd mõtleme, et konkreetselt Facebook või Instagrami näitel, siis meil cookie pikkus, mida me retargetinguks kasutada saame, on 180 päeva. Eelmise aasta osalejaid me seetõttu kaasata niipidi ei saanud, küll aga kuna me olime kogunud kampaania käigus e-mail listi ja siis see on võimalik importida endal audientsiks, saime seeläbi sihtida ikkagi ka eelmisel aastal näiteks osalenud inimesi. Ja ilmselt kõige olulisem siis järeldus, et AB testimine, et sotsiaalmeedias ikkagi datat just Facebook, Instagrami näitel on sul nii palju käes, kui sa oskad seda lugeda, siis tegelikult sealt tulevadki need reaalsed tulemused, kuidas siis edasisi käike nii-öelda planeerida. Siis real-time marketing. Antud näites see tegevus ei olnud meil kuidagigi pidi planeeritud, kui see Eesti brändi presenteerimine hommikul juhtus ja esimest tagasisidet sellele me nägime, siis tekkis selline mõte, et miks mitte seda ka antud kampaanias ära kasutada. Kui me räägime üldse siin ka Aune poolt räägitud teemast, et sisu on igasuguse kampaania tegelikuks nurgakiviks, küll aga pole just näiteks sotsiaalmeedias sellest mingit kasu, kui sa pay-to-play lähenemisega ikkagi potentsiaalsete klientideni ei jõua, et ka maailma tasemel näited, mis me näeme, et kus on sadades miljonites vaatamisi või jagamisi, siis tegelikult paljude nende kampaaniade algustundidel või alguspäevadel kasutatakse makstud reklaami sinna alla, et see nii-öelda sotsiaalmeedia lumepall ikkagi veerema saada. Et siis nii ka siin, et see pealtnäha tundus üsna lihtne kõik, aga siin taga oli palju inimesi ja komplekssust, ehk siis see idee üleüldiselt, et selle peale tulla, et seda nüüd real-time marketingus ära kasutada, kliendiga kinnitamine, siis kujunduslik pool, copy sinna kõrvale, lisaks visuaalsele poolele sotsiaalmeedias hästi oluline ning ka tehniline teostus, et ja kui
muidu see kõik on vaja väga perfektselt kokku viia, siis real-time marketingu puhul aeg mängib nii-öelda kogu aeg teie kahjuks. Et mida rohkem seda edasi lükkad, seda tõenäolisem on, et see ei õnnestu. Ja siis kiirelt rääkides veel audientsidest, mis võimalusi meil sotsiaalmeedias audientside loomiseks on. Et Mailbow teemas siis võib-olla e-mailide import, hästi selline oluline. Saad enda e-maili baasi Facebooki sisse tõmmata, Facebook matchib siis sinu jaoks need e-mailid ära reaalsete kasutajatega, business to business klientide puhul see protsent on kindlasti väiksem, sest tõenäolisemalt on sinu e-maili listis just nende töö e-mailid, mida ei kasutata võib-olla siis sotsiaalmeedias, kus on pigem kasutusel isiklikud e-maili aadressid. Siis loomulikult kodulehe külastajad, eraldi on võimalik välja võtta igasugused kindlad tegevused, mida kodulehel tehakse. Sessioonide pikkuse mõttes on võimalik eraldi audientsi luua, ehk siis sa võid välja võtta 50% viimastel 7 päeval sinu kodulehel kõige enam aega veetnud inimesed. Siis Facebooki tegevused, ehk siis igasugused postitustega suhestujad eraldi välja võtta või lehefännide sõbrad. Instagramis samamoodi, et hetkel veel Instagramis tehniline võimekus reklaami maailma mõttes siis ei ole nii hea kui Facebookis, küll aga kuna see platvorm reklaamide seadistamiseks on täpselt sama, siis see on tõenäoliselt ainult aja küsimus, millal see samale tasemele jõuab, või siis kui Facebook proovibki nii-öelda Facebooki peal midagi ära, siis tõenäoliselt see jõuab ka üsna pea Instagrami võimekusse. Siis videoga suhestumised, eraldi on võimalik võtta konkreetse video vaadanud inimesi, kas siis kuni 25%, näiteks poole peale videot vaadanud või siis terve video ära vaadanud inimesi. Siis ürituste korraldajatele kindlasti sündmustega suhestunud inimesed, neid on võimalik Facebookist välja eksportida või siis nendest automaatselt Facebooki, Instagrami sihtrühmi luua. Ning võib-olla üks kõige võimekam tööriist, mida eriti kui on piiratud selline eelarve, mida meil tihtipeale on, siis lookalike, ehk siis kõiksugused audientsid, mis sa suudad Facebooki välja mõelda, luua, siis saad kasutada Facebooki datat ära selliselt, et tema ise moodustaks sulle 1% näiteks Eestis kõige sarnasemaid inimesi. See võtab natukene aega, sa lood enda audientsi ära, seejärel palud Facebookil moodustada lookalike, ja kuni 72 tundi ja sul on siis loodud kõige sarnasemad inimtüübid eraldi sihtrühmaks. Ning mida tihtipeale ära unustatakse ka see, kui me ise enda interneti käitumist mõtleme, miks meid mingid reklaamid nagu pidevalt võib-olla liiga kaua jälitavad, siis unustatakse ära välistamine. Et palun kindlasti ärge seda tehke, et väga, väga oluline. Lisaks, kui ta on teie jaoks juba olulised toimingu teinud, siis pole mõtet maksta raha, et teda uuesti niipea sihtida. Ning Facebook Blueprint. Ma olen saanud tagasi, et väga paljud inimesed siiamaani ei ole sellest kas midagi kuulnud või ei ole jõudnud sellele lehele, siis nüüd on Facebook loonud enda sellise keskkonna Google'i poolt ajendatuna, sest Google on seda juba aastaid tagasi teinud, kus ta ise loob erinevad õpetusvideod ja nende ametlikud partnerid loovad õpetusvideosid. Et siin on üleval reaalselt selline info, mis 99% ulatuses vastab ikkagi tõele, et teatud blogides võib-olla kohtab infot, mis on väga vale, siis siin see kontroll on pigem hästi range. Ja lisaks siis selline klienditeeninduslik pool, et Facebook jõudis ka oma ametliku üritusega Facebook Boost Your Business esimest korda eelmise aasta lõpus Eestisse, keskendutigi eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele, tutvustati siis reklaamivõimalusi ja seda sama keskkonda. Ning lähiaastatel on plaanis mitmekordselt siis suurendada investeeringuid kliendi supporti, sest reklaamijate poolt saabki hästi palju seda tagasi, et nad ei tea, mida teha. Okei, nüüd see blueprint on selles suhtes olemas, siin saab ise õppida, aga soovitakse luua ka reaalseid inimesi, kellega ikkagi sa saaksid kontaktis olla. Seda saab ka praegu teha, aga need ooteajad
tihtipeale on hästi pikad, et Facebookil on oma Messengeri rakendus, kus siis sa saad reaalselt Facebookis töötava inimese käest suhtluses olla nii, nagu sa saad mõne oma sõbraga, et sa võid neilt põhimõtteliselt kõike küsida, kui see läheb näiteks liiga tehniliselt, siis nad küll suunavad su küsimuse edasi või saadavad sulle hiljem tagasiside e-maili, aga see on ajas märkimisväärselt, ma ütleksin, paranenud. Ja täna mul kahjuks rohkem aega ei olegi, hiljem järgi saadetavad kokkuvõtetes on natukene rohkem slaide, seal kellel on huvi, saab vaadata, kuidas reklaame reaalselt sihtida, mis asi on näiteks business manager, kuidas seda enda jaoks kõige optimaalsemal võimalikul viisil ära kasutada ja mõned võib-olla näited ka veel, et kellel on huvi, siis saab iseseisvalt seda järgi vaadata. Ma veel Mattiast lavalt ära ei laseks, üks asju on mul käes, aga seda ma ka veel kätte ei pane. Saad sa lühidalt rääkida, kuidas sa e-mail summitile sellise publiku kokku said, sest mulle natuke tunnistati üles, et esialgsed metoodikat Facebookis ei töötanud selle seminari korraldamise algfaasis. Just, et tegelikult tegin ise ühe väga huvitava avastuse, mida ei olnud teinud, et Mailbow ütleme siis reklaamikonto oli niivõrd vana, et ma ei olnudki tükk aega sellist interface'i näinud. Et seda siis Facebook, ilmselt ei olnud inimesed just seda Ads Manageri kasutanud, et seda automaatset update ei olnud seal toimunud, et kui ma selle lahti võtsin, siis mina ei olnud ikka aastaid sellist lahendust näinud. Aga jah, selles suhtes, et tegelikult need samad täna kergelt puudutatud teemad tihtipeale ei ole väga palju vaja ja väga suuri summasid ei ole vaja, et inimesteni jõuda, et ka minu praktikas reaalselt siiamaani, eriti Eesti turgudel ma kasutan 1 euroseid eelarveid, kui meil on ikkagi väiksed sihtimised ja sa tead, mis pidi seda inimest sihtida, siis sotsiaalmeedia saab odavalt endiselt enda kasuks tööle panna. No vot, teeme aplausi, väga huvitav ettekanne. Aitäh!